Ma siiani mäletan olukorda, mis toimus aastaid tagasi, kus olin väga pahane. Ma mossitasin, rääkisin halvasti, viskasin tantrumi. Aga mul oli kuulaja, kes niiviisi ketramist kuulates ühel hetkel ütles rangelt: Ragne, see ei ole hea. See, kuidas sa praegu käitud, ei ole Jumalale meelepärane. Kas sinul on ümber inimesi, kellel sina lubad end parandada või isegi vajadusel korrale kutsuda? Kui jah, siis oled sa tõenäoliselt osa kogukondlikust jüngerlusest. Minu nimi on Ragne ja ma tulen Tartu Ruutkogudusest. Mul on rõõm täna sinuga vestelda teemal, mille kohta olen palju küsimusi küsinud. Jüngerlus. Kes või mis see on? Mis on jüngerlus? See on eesti keeles kogudusega seotud sõna, mida me erinevat moodi defineerime. Piiblis kasutatakse sõna jünger esmakordselt Uues Testamendis, kreeka keeles matetes, mis tulebki tegusõnast õppima. See oli esimesel sajandil judaismis väga tavaline sõna, sest rabidel või õpetajatel olid õpilased ehk jüngrid. Jeesus oli ka õpetaja ning tema järgijaid nimetame jüngriteks ehk Jeesuse õpilasteks. Piiblis Matteuse evangeeliumist saame lugeda, et Jeesus ütles oma jüngritele: minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Tsitaadi lõpp. Matteuse 28, 18-20. Meid kõiki on kutsutud jüngreid tegema, ristima ja õpetama. Teha seda seal, kus me juba oleme, anda edasi seda, mida juba teame, olles Jeesusega, kes on iga päev meie juures. Aga mida siis ikkagi tähendab Jeesuse jüngriks või õpilaseks olemine? John Piper vastab sellele nii. Iga kristlane on kutsutud mitteusklikku inimest aitama näha Jumalat. Ja iga kristlane on kutsutud aitama teistel kristlastel kasvada küpsemaks. Need mõlemad on jüngerlus. Ja iga kristlane on kutsutud saama tuge ja abi teistelt kristlastelt, et ka ise saaks aina kasvada küpsemaks. Ka see on jüngerlus. Seega jüngriks olemine on evangeeliumi jagamine neile, kes Jeesust ei tunne, panustamine teistesse jüngritesse, et kasvada Jeesuse sarnaseks ja saada tuge, et ka ise kasvada Jeesuse sarnaseks. Jeesus ütles: mina olen tulnud, et neil oleks elu ja et neil oleks seda ülirohkesti. Veel ütles ta, et mina olen tee ja tõde ja elu. Jeesus tahab meile õpetada elu terviklikult, elu, mis on hästi elatud ja suurem kui meie ise. Ta kutsub meid ennast järgima, et saada osa elust suure tähendusega. Sotsioloog Jeff Levin on uurinud religiooni ja tervise seoseid. Ta on leidnud, et religioosne elu ja eluviis, mis põhineb moraalsel ja eetilisel käitumisel, on seotud väiksema haigestumise ja pikema elueaga. Levin on avaldanud mitmeid uuringuid, mis toovad välja, et usulised praktikad nagu palve ja koguduse kuuluvus aitavad tugevdada inimeste vaimset ja füüsilist heaolu. Ka teadlane Harold Kooning toob oma teoses Religion, Health and Psychotherapy välja, et kristlikud väärtused nagu andestus, armastus ja lootus võivad aidata inimestel vähendada stressi, ärevust ja depressiooni. Samas soodustades paremat tervist. Kas jüngerluse eesmärk on siis hea elu? Jah ja ei. Kuidas sa head elu defineeriksid? Tüüpiline definitsioon, mida kuuleme ja tajume, on seotud edu, karjäärisaavutustega ja rahaga ehk väliste asjadega. Jüngerluse eesmärk ei ole nende asjadega otseselt seotud. Jüngerluse eesmärk on seotud sisemise olemusega. No, kas te usuksite mind, kui ma ütleksin, et veetsin viimased 2 nädalat Egiptuse rannal päevitades? No ma arvan, et mitte,
sest ma paistaksin teistsugune välja. Nõnda ka Jumalaga pole võimalik kohtuda endast nii palju mõjusamaga ja jääda samasuguseks, nagu me enne seda kohtumist olime. Mõjusate asjadega kohtumised on nähtavad, nagu on ka suured drastilised kohtumised Jumalaga, kes on maa ja taeva looja. Olete vast kuulnud suuri lugusid, kus Jumal on ka võimsalt tulnud nende inimeste ellu, kellel on kriis tervisega, mõnuainetega või oluliste suhetega. Jah, Jumal võib suurelt ja võimsalt sekkuda. Ja siis on teistsugused kohtumised Jumalaga, nagu minul endalgi. Need ei ole niivõrd nagu intensiivse päikese valguse all lebamine, aga just kui tutvumine varakevadise Eesti päikesega. Alustades tutvumist aeglasemalt ja väiksemate sammudega. See on pikema aja jooksul suure Jumala avastamine, tema õpetuse uurimine ja kogudusse kasvamine. Selliste pisemate sammude haaval Jumala avastamine on samuti muutusi toov, aga need ei ole nii drastilised ja muutused on korraga väiksemad. Jüngerluse ehk Jeesuse õpilaseks olemine tähendab elada osaduses Jumalaga ehk igapäevane suhe, kus inimene kogeb Jumala kohalolekut, armastust ja juhatust. Jüngerluse eesmärk on selle osaduse läbi koos Jeesusega saada Jeesuse sarnaseks. See tähendab saada vaimulikult küpseks. Pastor Rick Warren ütleb, et vaimulik küpsus on Kristuse sarnaseks saamine oma mõtte, tunde ja tegutsemisviisi poolest. Mida enam Kristuse sarnaseks kujuneb sinu iseloom, seda enam tood sa au Jumalale. Jüngerluse eesmärk on tuua au Jumalale läbi selle, kes me oleme, saades Kristuse sarnaseks temaga koos elades. Piibel ütleb The Message tõlke järgi 2. Korintuse 3:18 ja nii me muutume sarnaselt Messiaga. Meie elu muutub järk-järgult helgemaks ja ilusamaks, kui Jumal siseneb meie ellu ja me muutume tema sarnaseks. Hea uudis on see, et me ei pea Jeesuse sarnaseks inimlikult ise saama, vaid Jumal ise aitab meid. Selleks, et Jumal meid saaks jüngrina aidata kasvada küpseks, peame end siduma jüngerlike keskkondadega. Ehk jüngerluseks me vajame alati teisi. Jüngerlusest osa saamine tähendab Jeesus, mina ja teised. Rääkisin hiljuti noore kristlasega. Ta soovib väga kasvada Jeesuse tundmises, ehk kasvada jüngrina. Aga kui keegi on päästepalve ära lugenud, siis mis vastuseid me tihti anname? Käi koguduses, teenistusel ja teeni kaasa, loe piiblit ja palveta. Nüüd jüngerlus võiks usu kuulutamisest veel edasi minna ja täita lüngad, et kuidas palvetada ja kuidas piiblit lugeda. Võiks aidata mõtestada koguduses kuuldut ja aru saada, kuidas igapäevaelu ja koguduse teenimisega Jumalat austada. Jüngerlus võiks täita lüngad ja aidata leida vastuseid, kuidas leida ja kaasata Jumalat oma iga eluvaldkonda. Kodus, koolis, tööl, poes, trennis, raamatukogus. Tänapäeval räägime tihti, nagu juhiks saamine oleks kõigi eesmärk. Jüngerlus ja juhtimine ei pruugi olla sama asi. Piiblis ei ole jüngerdamine piiratud mingi tiitli või ametikohaga. Aga Jeesus kutsus kõiki jüngreid tegema. Anda edasi seda, mida oled saanud. Meil kõigil on seltskond inimesi, kelleni meie jõuame ja kelleni meie ei jõua. Jumal tahab, et me kõik kuuletuksime jüngrite tegemise käsule, et saada nähtavaks kõikjal maailmas. Kui sa oled osa kogukonnast ja kogudusest, siis enda ümber vaadates näed, kui äge kirju seltskond on kokku saanud. See näitab, kui huvitav, loominguline ja mitmekesine on ka Jumal. Seepärast ei saa mustvalgelt öelda, milline peab jüngerlus kellegi elus välja nägema. Küll, aga on mõned jüngerliku keskkonna printsiibid, mida silmas pidades on jüngrina veel parem kasvada. Me vajame kogukonda, kes käib koos, jagab päris elu ja järgib Jeesuse eeskuju.
printsiip 1, käime koos regulaarselt. Me oleme sotsiaalseteks loodud. Me igatseme kuhugi kuulumist. Üks USA missionäride koordinaator ütles organisatsioonile, et need, kes tahavad tulla Eestisse, peavad tulema pikemaks ajaks, sest siin võtab suhete loomine ja avatus aega. Ja kas tal pole mitte õigus? Kui ma ise Amsterdamis elasin, siis võisin kutse saada kellegi koju esimese kuu jooksul. Aga Eestis elavad välismaalased on öelnud, et ka poole aasta jooksul Eestis pole kellegi juures käinud. Piibel rõhutab kooskäimise tähtsust. Heebrealaste 10:25 ütleb, et ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist. Regulaarselt samu nägusid nähes, jagades elusid, aitab see meil tunda end turvaliselt. See annab meie ajule signaali, et see paik ja need inimesed on tuttavad. See aitab meil kuuluda. Pealegi, me saame nende sarnaseks, kellega me koos aega veedame. Printsiip 2. Jagame päris elusid. Me tuleme kultuuriruumist, kus kõigest ei tohtinud rääkida, sest räägitul võisid olla fataalsed tagajärjed. Päris asjadest rääkimine on aga väärtuslike suhete loomiseks ülioluline. Sealjuures jagada oma tõelisi mõtteid, tundeid ja kogemusi, ehk olla haavatav. Brené Brown, kes on uurinud haavatavust, ütleb, kui me ei luba end olla haavatavad, siis ei saa me ka tõeliselt armastada, luua ühendusi ega kogeda elu täies ulatuses. Või Peter Scazzero, kui me ei ole valmis olema haavatavad, ei saa me tõenäoliselt elada vastavalt sellele, mida Jumal on meile õpetanud. Jüngerdamine eeldab elu jagamist, mitte ainult teadmiste jagamist. Vahel on tunne, et kogudusel on pandud ootused, mida me ei saagi täita. Me ei saa olla abiks ja toeks, kui küsides, kuidas läheb. Saame vastuseks hästi, aga tegelikult on mingid mured. Jüngerdavaks keskkonna loomiseks me peame harjutama haavatavust ja ausalt ütlema, millest me läbi läheme või mis küsimustega me maadleme. Kui seda ei julge kohe teha, siis jällegi regulaarselt koos käies õpime ajaga, et kokku tulnud seltskond on selleks turvaline, loodetavasti. Ja keegi peab esimese sammu tegema, et rääkida ka asjadest, mida pole harjunud jagama, aga on siiski olulised. Printsiip 3. Järgime Jeesuse eeskuju ja õpetust. Jagasin alguses, et mul oli tantrumit pidates kuulaja, kes julges ja kellel oli luba mind parandada. Ma teadsin, et ta armastab Jeesust ja et ta hoolib ka minust väga. Tema korrale kutsumise peale ma tajusin ka ära, et olin ise valesti käitunud. Jüngerluseks on vaja avatust ja jagada ausalt ja võtta vastu tagasisidet ja kuulata korrektuure. Tagasiside pole niivõrd sellest lähtuvalt, mida mina või teine arvab või ise teeks. Juba ütlesime, et Jumala kokku tulnud rahvas on mitmekesine. Jüngerluse lähtekohaks saab Jeesus. Kuidas võib jüngerlus siis välja näha? Mul oli hiljuti vestlus ühe uue Jeesuse järgijaga, kes ütles, et tal on nii palju küsimusi ja ta on kuulnud, et kui toimub jüngerlus, siis vanemad kristlased aitavad uutel kristlastel järgmisi samme teha. Ta küsis, miks meil koguduses nii vähe seda on? Me tihti ei sõnasta, et kogudusega kooskäimine on ka juba jüngerluse üks vorme. Nagu need 3 printsiipi, tuleme kohale, jagame päris elusid ja järgime Jeesuse eeskuju ja õpetust. Samas avastame jüngerluse olemust hoopis teise nurga alt, kui selliseid kokkusaamisi või jüngerlikke vestlusi mittekristlastega ja teiste kristlastega ise initseerime. Tuletan meelde, et Jeesus andis käsu jüngrid teha kõigile, kes teda järgisid. Jüngrid ei peaks jääma ainult saama, aga kõigil on käsk teha jüngrid, ristida ja õpetada. Toon mõned näited endast ja enda ümber, kus on jüngerlus toiminud.
Mõni aasta tagasi väljendasid mulle mu noored sõbrannad, et neil on raske piiblit lugeda ja nad ei saa sellest aru. Kuna elasime eri linnades, siis kord nädalas mitme kuu jooksul kohtusime veebis, et kuulata ühe teoloogi õpetust Johannese evangeeliumist. Reflekteerisime kuuldut ja arutasime, mida peaksime kuuldust praktikasse panema. Meil oli kokkulepe, et kohtumiste vahepeal loeme järgmise loengu peatükid iseseisvalt. Koos avastasime, kuidas piiblit lugeda. Minu abikaasa Eduard käis trennis noormehega, kes oli jumalast kaugel. Trenni tehes motiveerisid teineteist pidevalt nii füüsiliselt kui ka vaimselt edasi võitlema. 6 päeva nädalas tehti koos trenni, 7 veedeti niisama ühiselt. Kõige selle keskel jagasid noored mehed päris eluasjadest ja mu abikaasa jagas ka oma elus, kus oli ka Jumal. Palju aega hiljem andis noormees ka oma elu Jumalale ja sai ristitud mõni aeg hiljem. Täna jüngerlik suhe jätkub huvitavate küsimuste küsimise ja ühiselt koguduse teenimise läbi. Ristekoguduse pastor Meelise meetod on jaluta ja jaga, kus ta käib üks-ühele regulaarselt jalutamas ja jagamas meestega. Jalutades jagavad nad päris elusid. Noor naine minu kogudusest väljendas, et ta tunneb usulist paigalseisu juba mõnda aega ja ei tea, kuidas siit edasi. Minule tuli südamesse selle kuulduga midagi ette võtta ja usun, et pühavaim meenutas mulle, et mu riiulis on Rick Warreni raamat Eesmärgist juhitud elu, mis on 40-päevane materjal, et mõtestada oma elu eesmärk ja usulised tõekspidamised. 6 nädalat järjest kohtume selle noore naisega ja me mõlemad oleme saanud uusi mõtteid ja teinud mõned otsused, muutes ka oma igapäevaseid tegevusi. Me õpime koos, kuidas palvetada ja kuidas näha Jumalat oma igapäevaelus. Noorel naisel Kerlil valutab süda noorte poiste pärast, kes koguduse kõrval elavad ja Jumalat ei tunne. Kerli korraldab neile regulaarselt kokkusaamisi koguduse meestega, kus poisid saavad tunda end väärtustatuna ning tegevuste kõrval jagatakse oma parimat, elu muutvat Jeesuse armastust. Rakvere pastor Gunnar räägib ikka lugusid, kuidas endine pastor Meelis ei kaasanud teda ainult ülesannetesse, vaid ka ühisesse teekonda. Nad kohtusid peaaegu iga nädal lihtsalt osaduseks, elude jagamiseks ja siis ka plaanide tegemiseks. Gunnari jaoks oli toona väga oluline, et Meelis kaasas ka tema enda ettevõtmistesse. Erinevatele kohtumistele, pastorite nõupidamistele ja nii edasi. Ühest küljest oli see ka õppimise koht ja teisalt koges ta suurt usaldust. Perekond, 2 last, ema ja isa. Koos on võetud regulaarselt aega, et piiblit süstemaatiliselt lugeda ja uurida. Tütar Anna siiani peab kalliks seda piiblit, mille lapsepõlves sai ja kus on süsteemselt koos perega seda loetud ja värvitud tekstid teema järgi. Täna ta ise mitut kodugruppi juhtinud ja jaganud teistele, mida on õppinud. Gümnaasiumi tüdruk Emma, mõni aasta tagasi usule tulnud, hakkab kogudust ka muusikaga teenima. Ta kaasab teenimisse endast veel nooremaid, kellega koos õpivad ülistuse kohta ja siis koos pannakse kogudusteenidest see praktikasse. Kõik antud näited erinevad üksteisest, sest jüngerlus on osalevate inimeste moodi. See on alati eriline ja vajab eraldi lähenemist. Keegi ei saa öelda täpselt, kuidas seda teha, aga on oluline, et antakse edasi seda, mida oleme juba Jeesuselt õppinud. Oluline on, et kõik jüngrid võtaksid seda Jeesuse antud missioni käsku jüngerdada südame asjaks. Jüngerlus pole midagi võimatut. Jüngerlus saab toimuda seal, kus sa oled, nendega, kes on juba su ümber. Jüngerluses me õpetame edasi seda, mida juba oleme Jeesuselt õppinud. Jeesus kutsus kõiki oma jüngrid tegema, ehk mitteusklikul aitama näha Jumalat, teistel kristlastel aidata saada küpsemaks ja ise olema osa teistest kristlastest,
et ka ise küpsemaks kasvada oma mõtte, tunde ja tegutsemisviisi poolest. Ja neile, kes Jumalat alles katsetavad või avastavad, annab ta oma jüngrid, et jagada neid teadmisi ja kogemusi, mida nad on saanud, et saada kõikjal nähtavaks oma jüngrite kaudu. Kui minul on raske või kui mul on vaja teha olulisi otsuseid, siis meenutan neid väikseid märkmepabereid enda piibli vahel, mille peal on salme ja julgustusi, mida minusse panustajad on õigel hetkel koos minuga palvetanud ja õpetanud, et ma ei ole üksi. Täna on minu palve, et kõigil oleks jüngerdajaid ja meist kõigist saaks ka ise Jeesuse õpetuse järgi jüngrite tegijad.